Kuu on möödas ja ei saa minustki üle ega ümber ning oleme jõudnud autoportaali statistikaga rahvaautopoodi Ideaalauto. Statistika koha pealt nii palju, et uusi autosi ostetakse rohkem jaapanlasi, väikse mootoriga hübriide ja kasutatud autode puhul domineerivad julgelt sakslased, olgu siis need Škoda või Audi märgiga Passatid. Uute autode turgu aprillis domineeris selgelt Toyota, müües suurusjärku 600 ühikut. Järgnev oli Škoda 300-ga. Mis on huvitav, on see, et Škoda müüs peamiselt Octaviat ja Kodiaki, seevastu Toyota kogu mudeli valikut. Selgelt paistab silma ka Renault Grupp nii Renault kui Dacia endaga, müües kokku üle 260 auto, mis on viide, et inimestele meeldivad lihtsad hübriidid, mis on mõnevõrra soodsama hinnaga. Aprillis tehti kasutatud sõiduautodega 7990 tehingut, kasv eelmise kuuga umbes 3,4%. Enim müüdud markideks oli BMW 1070 sõiduautoga, Volkswagen 877 ja Toyota 721. Autoturg läheb selgelt kahte leeri. Uue auto ostja tahab väiksemat, säästlikumat hübriidi, samal ajal kui kasutatud auto ostja tahab pigem oma raha eest maksimumi, suurt preemiumit ja tuttavamaid marke. Ja jutu jätkuks, ainult 31 000 eest võib olla 4 veo ja diiselmootoriga universaalkerega Audi, teie oma. Ja nagu ütles üks klassik, mängides oma kaardid õigesti, võib olla see 24% soodsam. Olles juba 15 aastat sõitnud erinevate Audidega, ma tean, et see 4 vedu päriselt töötab, aga istudes siin S-tähisega Audis, tead, liiga mugav ta ei ole. Võtke natukene madalam varustusase, kui teil keha on suurem. Madalamas varustustasemel istmes on mugavam istuda. Aga tegelikult ütleme, selg on hea. Selja tugi on pikk, mis on nagu märkimisväärne. Ehk siis pikemale inimesele see Audi sobib hästi, aga paksudel on mõistlik võtta madalam varustustase. Audide uksed on pikad, ehk siis olles suhteliselt pikkade jalgade ja ülakehaga saan ma siit autost väga mugavalt sisse välja ronida. Aprillinumbrid võtame kokku Ideaalauto kõige heledama sisuga autost. Täpsemad statistikat vaata autoportaalist ja kohtume juba järgmine kuu.